Tere! Meil on täna pidulik kohtumine ja see on presidenti inauguratsia presidenta. Estanski язык учусь. No, jätkame sellega, et minu selle kampaania või selle projekti raames oli eesmärk, oli soov tõestada sulle, et sina saad olla kõige parem president omas riigis, omas kehas, omas elus ja ma pühendasin need 12 teemat sellele, et natukene jagada sellest, mis mina tean, mis mina olen uurinud, mis ma sain kogemusega klientidega läbida ja mida ma saan sinuga jagada, et sul oleks lihtsam ja kergesti mingid muutused omas elus teha ja teha need muutused, et aju ei hakka vastu vaelda. Ja sellega ma mõtlesin, et on hea mõte seda teha paralleelselt, kui me võtame meie riigisüsteem, kus on 12 ministeeriumid ja võtame meie tervisesüsteem, kus on ka 12 süsteemid ja sellega seoses me võime tuua need paralleelid, kust kaudu me võime paremini tundma ja paremini ennast rohkem aru saada, teada ja aidata oma kehale olla heas vormis. Ja kui me võtame 12 süsteemid, kui sa oled siin esimene kord minuga eetris, minu nimi Natalja ja mina tegelen kehaga, kehalised praktikat kasutan holistiliselt, et ma näen, et kui võtad keha nagu tervik, siis sellega on palju efektiivsem ja lihtsam teha midagi head oma kehale. No nii, kui me võtame 12 tervisesüsteemid ja me võtame 12 Eesti ministeeriumid, siis saab näha seda paralleeli, et mida edukam riik, mida edukam riigi positsioon maailma platsil, seda räägib rohkem sellest, et on õige president, kes oskab teostada oma riigi soovid, oma riigi eesmärgid ja teha oma riigi elu paremaks. Täpselt sama teed sina oma kehale, et mida targem, mida edukam sina oled ise, seda parem sa saad ennast tunda omas kehas, sa saad palju rohkem oma kehale aidata. Et jah, alati on võimalik üle anda vastutus oma tervise eest, oma heaolu eest, arstidele ja teistele inimestele, lähedastele, et nad on võlgu millegi pärast sinust hoolitseda ja muretseda. Aga ütleme, ma arvan, et psühholoogiliselt täiskasvanud inimene ja ei ole vahet, mis vanusega see inimene on, psühholoogiliselt täiskasvanud inimene, ta on suuteline võtta vastutus oma keha eest, oma tervise eest ja teha seda, mis teeb tema tervis ja tema elu mõnusamaks, paremaks, et meie tulime siia maailmale mitte selleks, et kannatada ja tunda valu, aga nautida, elada ja minna oma eesmärkideni, täida neid soovid ja lihtsalt elada. Ja palju mõnusam elada, kui sa oled terves kehas ja terves ühiskonnas, et see kõik sõltub meist ja maailma meie ei saa muuta, aga me saame mõjutada enda peale. No nii, ma võtsin 12 tervisesüsteemid, ma võtsin 12 ministeeriumid, et tuua need paralleelid. Neid 12 süsteemid oleme vaadanud kõik ministeeriumid, nende funktsioonid, mis teeb ministeerium selleks, et kogu riik saaks hästi elada. Täpselt sama vaatasime, millised süsteemid saab teha veel paremaks, tugevdada, nii et sa tunneksid ennast hästi omas kehas. Aga teadlikult ma jätsin välja või jätsin nagu eraldi lõpetamiseks üks ministeerium, sest tegelikult on
ka üks ministeerium olemas, millest me pole rääkinud ja see on Välisministeerium. Välisministeerium, see nagu miniversioon, meie riigi miniversioon, mis on olemas terves maailmas erinevates riikides ja see miniversioon, ta oma igapäevase tegevustega peegeldab see, mis toimub meie riigis. Näiteks, kui riigis on eesmärk arendada mingit suhet mõnede riikidega, siis need saatkonnad, nad töötavad selle nimel, et riik saaks võimalikult kiiremini ja parimal viisil mõlemale poolele arendada need suhed. Ja seda võtab vastutus enda peale Välisministeerium ja saatkond, mis asub nendes riikides, mis on eesmärk. Täpselt sama toimub meie kehaga. Kui me teame, et midagi läks kuidagi valesti või ei ole nii, nagu me oleme soovinud oma kehaga, siis me kõigepealt teeme midagi nagu endale midagi heaks, aga vahest tuleb pöörduda spetsialistide juurde, sest koos spetsialistidega me saame võimalikult kiiremini saavutada need tulemused, mis meil on vaja mõistlikul viisil, et me võime, ma ei tea, kaua juua kummelitee, aga vahest tuleb pöörduda spetsialisti juurde ja ta saab anda soovitused ja võib-olla ravimid, mis aitab sinu kehale võimalikult kiiremini ennast paremaks saada, et sina saaksid elada omas kehas hästi. Sellepärast Välisministeerium, see on, kui võtta paralleel meie tervisega, tervisesüsteemiga, et Välisministeerium, see on nagu meie elus eriarstid või meie elus spetsialistid või need abilised, kelle kaudu me saame iseendale aidata vastavalt meie soovidele. Et igal juhul vastutus on minu peal, mitte arsti peal. Et kui ma annan üle võimu, oma keha võimu teistele kättele, siis mina ei saa enam mitte midagi teha, et ainult mina saan otsustada, kas ma tahan seda või ei taha või mul on mugavam elada omas kehas nii, nagu ta on ja nautida haigused, kasutada seda abitu ja enese halva tunned võivad tuua palju kasu, sest ma olen nii haige, mina ei saa seda teha. Mul on see haigus, et mina ei saa sinna minna. Et on inimesed, kes ehitavad ümber oma haiguse, ümber ehitavad oma elu. Et ja vahest see on kasulik ja see on mugavam nii elada, kui kogu elu ehitad ümber oma haiguse. Aga nagu sa tead, et mina töötan tarkade, tervede ja õnnelikute inimestega ja kui sa oled siin, siis sa kindlasti oled täpselt selline. Ja me saame koos edasi liikuda. Ma võtsin oma spikri, et pidulik lõpetamine on, aga kõige parim improvisatsioon on see, mis oli ette valmistatud. Ja ma ütlen sulle, et ma valmistasin selleks projektiks üks päev ennem meie eetri ma vaatan üle oma märkmed ja vaatan üle oma paberid. Aga seda projekti ma valmistasin ette 3 kuu ette. Et seda kõik nagu kokku panna, teha mingisugune struktuuri ja et oleks seda lihtne kuulata, lihtne oma elu viia. Aga tegelikult ma kogusin see info, mis ma praegu jagan sinuga, ma kogusin viimased võib-olla 20-25 aasta jooksul, sest need teadmised ja see kogemus, mida ma jagan, see on kõik oli kogutud läbi elu ja oli kogutud läbi kogemuse, teadmise ja õpetud
tehnikate kaudu ja seda ma jagan sinuga sellisel mitte kassikeeles, aga lihtsamal viisil, et oleks seda lihtne endale võtta. Ja jah, võib öelda, et tänaseks kohtumiseks ma valmistasin 20 aastat ja siis paar kuud ja siis üks päev ennem ja nüüd täna me kohtume ja räägime ja meie presidenti inauguratsioon meil toimub siin hästi. Kui ma valmistusin selleks viimaseks kohtumiseks, ma sain ka sellised ootamatud kohtumised, mis 80% kogu infost on muutunud, mis tänaseks ma planeerisin sinuga jagada. Ja see tuli tänu sellele, et minu juurde pöördus üks klient, kellel on vaja töötada nervisüsteemiga ja töötada sügavalt, sest tal oli raske trauma, millest ta taastub juba viimased 9 aastat. Ja ma näen, et kui minul on mingid, ütleme, sellised nagu raskemad, mitte raskemad, huvitavamad kohtumised, siis ma kindlasti alati konsulteerin oma õpetajatega, tervendajatega, et seansil mitte ainult mina töötan kliendiga, aga jah, on minu 2 käed, aga minu selja taga on tiim, kes on minuga kaasas ja kes ka aitab ja toetab ja suure tiimiga me töötame selle nimel, et inimene seansilt saab võimalikult rohkem kasu ja abi. Ja seekord, kui ma teadsin, et tuleb see inimene, kes on 9 aastat, on juba taastumisel, ma rääkisin õpetajatega, ma rääkisin tervendajatega, et nendega inimestega, kellelt ma sain teadmised ja kellega ma teen koostööd ja ma konsulteerisin nendega ja siis seansi ajal need kehareaktsioonid ja need tulemused, mida ma nägin, ma jagasin selle mehega ja tema perega, mis me avastasime seansi jooksul, aga ma konsulteerisin ka oma õpetajatega, et kaasata nende kogemus, nende teadmised ja nende panus meie seansile. Ja siis ennem eetri ma sain vastuse, et need õpetajad, nad ei ela Eestis ja nad vastavad siis, kui neil on võimalused, neil on kogu aeg mingid üritused ja nad õpetavad ja helisõnumiga me vahest vahetume. Aga see kord nad helistasid ja 20% kogu meie kõnest oleme rääkinud selle kliendi kohta ja mis veel saab teha ja mismoodi ja kuidas on paremini. Aga tere Karen, ma näen, et tulite. Tere tulemast. Ja 20% oli selle mehe kohta, aga 80% meil oli juhuslikult teraapia. Et töötasime üksteisega, et nad elavad Kiievis, nad elavad Ukrainas ja need sündmused, mis toimuvad, et isegi arstid, tervendajad ise vajavad toetus ja meie rääkisime ja koos nutsime, koos tundsime kaasa, et millised praegused olukorrad, mis nad elavad läbi, mille läbi nad lähevad ja kuidas nad seda teevad, et meie seda ka arutasime ja kui ühiskonnas üks
tunneb ennast halvasti, siis need, kes on tema ümber, tunnevad ennast halvasti ka, et see nagu lõhn, et kui sa paned hea lõhna enda peale ja tuled tuppa, siis teised inimesed tunnevad seda lõhna, isegi kui nad ei pannud enda peale. Täpselt sama, kui mul on valus ja ma ei räägi sellest. See ei tähenda, et need inimesed, kes on minu ümber, nad ei tunne seda. Nad tunnevad seda alateadlikult, aga nad ei ole suutelised mind aidata või toetada, kui ma ei tee suu lahti ja ei ütle välja, et mul on valus, mul on halb olla ja ma vajan toetust. Ja kui me helistasime õpetajatega, kes on Ukrainas, täpselt see juhtus. Me mõlemad tegime suu lahti ja ütlesime välja ja selline pöör meie kõnes oli täiesti ootamatult ja kokkuvõttes, mis ma sain sellest kõnest, on see, et tõestasin veel kord, et tuleb jagada, kui mul on halb olla, kui mul on mure. Ja selle eesmärk mitte see, et pähe määrida teistele oma mured, las nad lahendavad seda. Vastupidi, et kui ma räägin oma muredest, mis on hinges, siis ma iseennast kuulan ja siis ma iseennast paremini saan aru saada. Ma ei anna seda vastutus, mingid probleemid või mured lahendada, aga mina iseennast kuulan. Kui sa suhtled tarkade inimestega, siis nad ei jookse sulle soovitused anda, aga nad esitavad väga õiged, ebamugavad vahest küsimused, mis aitavad sulle iseennast nagu sellest jaamast välja võtta. Ja kui räägime, siis me ennast nagu teeme puhtamaks, oma hinge ventileerime läbi suhtlemine ja vahest, kui ma jagan oma mured, me seda arutasime ühe kliendiga, et ta ütles, et kuidas sa saad üldse nagu läbi elada, et sa ei tööta ju ainult kehaga, et sa töötad hingega ja kõik mured, mis inimesed toovad sulle, et nad võivad sulle haiget teha ja kuidas sa saad sellega hakkama saada ja siis arutasime temaga ja jõudsime selleni, et kui mina jagan oma mured, see, kuidas reageerib teine inimene, see ei ole minu vastutus, et ma võin oma mured jagada, aga mõistlikumal viisakal viisil, et mitte rünnata ja agressiivselt, aga rääkida oma tunnedest ja kui ma jagan seda, inimene, kes mind kuulab, võib-olla mitte tema tuli minu toetuseks, aga mina tulin selleks, et teda ravida, teda tervendada. Et vahest need inimesed, kes tulevad minu juurde seanssidele ja nad jagavad oma mingid mured, mingid mõtted või mingid olukorrad, mis nad elavad läbi ja kui nad jagavad seda, võib-olla nad ei jaga seda enda pärast, aga minu pärast, sest selline tervendamise protsess käib meie vahel ja meie saame kasu sellest mõlemad. Ja kui suhtuda sellise dialoogi niimoodi, et mitte joosta ja kõige päästa, isegi kui nad ei palu seda, aga lihtsalt jagada, üritada aru saada, üritada esitada need õiged küsimused, mis nagu aitab inimestele nagu välja minna sellest nagu sügavas kurbusest, siis kuulata iseennast, sest vahest seda, mida me kuulame, see puhastab meie hinge ka. Ja mul oli üks selline pika aja jooksul selline mure,
kui ma nägin inimesed, kes on kuidagi ei ole nii perfektsed, nagu minu teadmine räägib, et ma ei tea, kellelgi on trauma, kellelgi on amputeeritud jalg, käsi või et mingid vigastused kehas. Minu ideaalmaailm ei aktsepteeri see, et see on okei. Ja mina hakkasin endale välja mõelda igasuguseid fantaasiad, et kuidas see inimene elab, kui mina oleksin tema asemel, kui tema asemel oleks minu perelähedased, minu lapsed või minu abikaasa. Seda kõike ma ei tea, kust nemad mõtted tulid, aga ma hakkasin nagu enda peale seda kõik nagu selga proovida, et kuidas sellega saab hakkama. Ja ma avastasin, et mul läheb veel õudsamaks see enesetunne ja iga kord, kui ma näen neid inimesi, siis mul läheb nagu veel mitu päeva, et kuidagi nagu sellest tunnetest välja saada, sest mul on lihtsalt halb olla, kui ma vaatan seda ja proovin enda selga. Need inimesed elavad edasi oma õnneliku elu, sest nad saavad hakkama elada oma elu nii, nagu nad on siiamaani teinud. Aga mina endale ei saa seda lubada, et mul on veel mitu päeva halb olla. Ja siis ma leiutasin endale selline lähenemine, et nagu tead, mis teevad lapsed, et kui nad mängivad peidu, et paned silmad kinni ja ma olen peidus ja mind ei ole, kui ta on lihtsalt pani silmad kinni. Täpselt sama tegin mina, kui ma nägin inimesed, kes ei ole nii perfektsed, nagu mina arvasin. Ma lihtsalt ei vaadanud nende peale ja siis mul ei olnud haiged. Aga tegelikult ma põgenesin ja see ei ole lahendus. Ja siis, kui ma läksin sotsiaalmajas töötada psühholoogidega ja sotsiaaltöötajatega, kes tulid minu seanssidele, massaažidele, aga kui ma astusin maja sisse, siis ma nägin kõik need inimesed, kellelt ma üritasin ära põgeneda, sest mul oli valus, mul oli halb olla. Ja need inimesed vaikselt hakkasid minuga harjuda, nad tervitasid, nad saanud teada minu nimi, nad tervitasid mind nimega ja jõudsime selle tasemeni, kui nad juba tulid vastu, kallistasid mind ja olid nii õnnelikud ja ma alati tõin midagi kaasa ja neil oli see nagu selline nende jaoks, nende elurutiinis, mina olin nagu pidu. Ja kui ma jagasin oma mured psühholoogidega, kellega ma töötasin, et see minu jaoks on väljakutse, mul on raske nendega inimestega kohtuda, aga ma sain aru, et selles majas mitte mina teen teraapia, aga nemad teevad mulle teraapiat, sest iga kord kohtudes nendega minu välja mõeldud fantaasiad ja hirmud, nad vaikselt kaotasid ära ja mitte sellepärast, et ma olen nüüd harjunud ja mul on selline külm süda, vastupidi. Ma jõudsin selleni, et ma aktsepteerin, et inimesed on erinevad ja inimesed elavad, igaüks elab oma õnneliku elu. Ja ma tunnen selles majas need inimesed, kes on õnnelikud omas elus ja see paistab välja, nad elavad, neil on kõik hästi. See kõik need mured ja kõik need hirmud, mina panin neile diagnoosiks, et neil on kõik hästi, et see oli minu fantaasia. Ja selle kogemuse kaudu ma sain selline teadmine, et alati võib jagada oma mured, alati võib jagada oma mõtted, oma valu, aga sellisel viisil, et mitte otsida, kes on süüdi, aga rääkida oma tunnedest, oma mõttedest ja selline protsess võib tuua selline tulemus, et see, kellega ma jagan, meie mõlemad tervendame oma hinged.
ja nii juhtus meil minu õpetajatega Ukrainast, kes helistasid mulle, et tagasiside anda minu küsimuste kohta selle kliendi kohta, aga tegelikult me saime üksteist tervendada oma teemades. Ja nagu sa tead, et meil ei ole piisav ühe seansi, meil ei ole piisav ühe eetri selleks, et kõigest rääkida ja kõige jagada ja meil on alati veel ja veel kohtumised ja veel midagi tahaks rääkida. Ja nagu ma sulle ütlesin, et ma valmistasin tänaseks kohtumiseks palju aastaid. Kogusin siis, struktureerisin see info paari kuu ette ja päev ennem eetri ma vaatan üle, mis öelda, mida jagada, mida ei tasu aega raisata, sinu aega. Ja ikkagi ei ole piisav aega, et kõigest rääkida ja kõik, mis oleks kasulik sinuga jagada. Ja siis ma otsustasin, et edaspidi vaatame, kui palju läheb aega ja kui palju tuleb sinu poolt vajadus, et ma vaatan seda ka sinu tagasiside kohta, sinu reaktsioonide järgi, millised teemad on huvitavad ja vajalikud ja edaspidi ma teidan kõik need teemad, mis oleme juba arutanud, ma teidan need teemad postitustega, reelsidega ja ma teidan, et vaikselt see pilt sul tuleb veel täiuslikum, veel nagu sügavam ja parem. Ja need teemad sa võid väga lihtsalt üles leida, kui sa võtad hashtag ja kirjutad seal kas või 12 tervisesüsteemi või kirjutad mingi süsteemi kohta, mis sind huvitab, ma ei tea, vereringe või lümfisüsteem või nahasüsteem, et üks teema, mis sind huvitab, sa võid hashtagiga kirjutada ja siis sa leiad kõik postitused sellel teemal, mis ma sulle edasi hakkan jagada sinuga. Ja tänase kohtumisega meie lõpetame meie kampaania, meie presidendi kampaania ja seda projekti 12 süsteemidest, tervisesüsteemidest. Ma vaatan, et sinu küsimuste järgi nad tulevad kas või otse-eetris või need küsimused tulevad juba hiljem, mida sa tood meie seanssidele, kus me arutame mingid teemad ja lähme nagu sügavale teemadesse. Mida rohkem sa küsid, seda rohkem ma saan aru, mis sul on vaja ja kuhu on vaja suunata meie koostöö sinuga. Ja ei ole imelikud küsimused, on kõik küsimused teretulnud. Kõige lihtsalt nõmedam ja lollim küsimus on see, mis ei olnud esitatud. Sest kui küsimus tekkis, siis tuleb sellest välja ütlema. Ja kui me võtame kokku need 12 teemat, mis me oleme läbinud sinuga ja kui sa vaatad seda nagu väga piltlikult, et kokku võtta see kõik, mis oleme sinuga arutanud, ma lubasin iga teema lõpus, et ma annan või jagan mingid praktikad, mis aitavad seda süsteemi, millest me räägime, tugevdada, toetada ja vajadusel arendada. Ja ma andsin mingid praktikad, mis on väga kerge teha, väga lühike perioodi jooksul ja see toimib, kui teha seda regulaarselt. Ja kui kokku võtta need 12 süsteemid, võib-olla sa panid tähele, et need tegevused, mis on võimalik enda tervisele heaks teha, need on väga lihtsad ja sina ei saanud midagi täiesti uut enda jaoks teada. Et me rääkisime sellest, et uni peab olema hea, et on vaja piisavalt vett juua, et on vaja hingamise praktikat kasutada, nad on väga kasulikud ja töötab mitme süsteemide heaks.
et on vaja teha kehale mingid harjutused. Rääkisime toitumisest. Väga lihtsad teemad, aga meie nende peale vaatasime nagu teise nurga alt, teise külje alt ja lihtsalt täiendasime sinuga koos teadmised nende tegevuste kohta, mis tekitab meie tervist tugevamaks ja paremaks. Ja ma võtsin endale seda missiooniks, et ma tõestan, et sina saad olla kõige parim president oma riigile, oma kehale, oma elule. Ja see on väga kergesti teostatav. Ma loodan, et sa leidsid meie kohtumisest piisavalt info, mis sai sind inspireerida, teha kas või väike samm selleks, et oma elu sisse ehitada ja oma päevarutiini natukene värskendada mingite uue harjumustega. Ja kui sa võtad kas või 1% kogunemisega, see protsent kasvab suureks iga päevaga ja sellega sa saad ise endale teha veelgi paremaks ja mõnusamaks oma elu, sest siia maailmale me tuleme mitte selleks, et olla haiged ja kannatada, aga me tuleme selleks, et täita oma missiooni, oma soovi, elada ja nautida seda elu ja teha seda, mis inspireerib sind ja inspireerib teisi ja saavutada oma mingid eesmärgid. Ja kõige lihtsam seda teha, kui sul on terve keha, terve mõistus ja sina saad seda kergesti ja naudides teha. Meie ei saa muuta elu, ma ei saa keskkonna oma naabritele, mismoodi nad peavad elada või mitte elada. Ja mina ei saa maailma muuta, aga mina saan oma sisemise maailma muuta, mõjutada oma elu peale ja sellega kaudu ma saan ka enda jaoks vormistada filtrid, mis on minu jaoks hea, mis ei ole hea, mis on minu oma, mis ei ole minu oma või kes ei ole minu oma inimene. Ja selle kaudu ma ehitan oma maailma, oma riigi, oma süsteemi, kus mul on hea olla. Et mitte ennast sisse suruda mingi süsteemi alla, aga ehitada oma süsteemi, kus mul on hea, kus mina olen juht, oma elu juht. Ja selleks oli pühendatud meie presidendi kampaania, presidendi projekt ja järgmine projekt, mis meil on tulemas. Ma mõtlen veel välja, mis nimetus ma panen, et oleks ka kohe arusaadav, mitte kassi või tulnukate keeles. Aga sisu on sellest, et NLP, neurolinguistik programmeerimine, neurolingvističное programmeerimine ja selle kaudu me uurime meie seadused, mille baasil on ehitatud meie alateadvus, meie väärtused ja vastavalt sellele meie käitumised, meie emotsioonid, meie suhtumised ja meie tunned. Et mida rohkem me saame enda kohta aru saada, seda kergemini me võime seda muuta, sest nagu sa tead, et meid juhib see, millest me aru ei saa või mis on peidus meie alateadvuses. Kõigest sellest rohkem me räägime juba järgmises projektis ja alustame järgmisel nädalal juba uue projekti ja presidendi kampaania me lõpetame täna. Ma teidan info edaspidi läbi postituse ja Reelsi, aga võtame uus teema, kus me räägime, kuidas ennast saab rohkem ja paremini tunda. Ja peale seda meil tuleb ka üks selline kevadine maraton ja miks see maraton tuleb, et ma vaatan, on lihtsam midagi elus teha muutused siis, kui me oleme
võtnud mingi lühike periood, et see ei ole nagu esmaspäevast või 1. jaanuarist on uus elu, siis on raske. Aga kui me võtame step by step, baby steps teeme ja läheneme vaikselt ja võtame seda miniprojektina, et proovida, kas see mulle sobib või ei sobi. Ja selle järgi me juba võime otsustada, kas ma võtan seda ellu igapäevaseks rutiiniks või ei võta, kas see mulle meeldi, töötab või ei tööta. Ja see maraton, mis tuleb, me teeme koos, mina tahan ka koos sinuga teha. Praegu ma teen ise üksi seda, et pärast mitte ainult targutada, aga oma kogemusest seda jagada. Ja selline praktika, mida me teeme sinuga koos, seda ma sain ühe inimese käest. Ma aitasin talle dokumentidega ja oma tänusõnad ta tegi läbi tegu. See inimene, kellele ma aitasin, ta on $miljonär ja kõige tugevam või mõjukam tema tänusõnad on tema saladus, mis tema puhul töötab ja see töötab ka minuga ja sinuga võib ka töötada, et saaks oma eesmärgid saavutada kergemini ja nautides ja teha seda kergemal viisil. Ta jagas seda, mis ta teeb, ta panustas sellele mitu tundi, et mind õpetada ja jagada. Ja seda ma praegu praktiseerin ja jagan sinuga juba siis, kui alustame koos kevadine maratoni. Ja kevadine maraton meil tuleb peale NLP projekti. Tänaseks mul on kõik ja kui sul on selline geen või selline pisik keha sees, mille nimi on areng, eneseareng, siis ma ootan sind juba järgmisel nädalal, kus me räägime uue teema kohta ja uurime ennast rohkem ja põhjalikum. Aga tänaseks ma tänan sind, et sa täna tulid meie kohtumisele. Kui on küsimused, too neid kas või seanssidele või kirjuta siia video alla, ma vastan hea meelega. Ja ma soovin sulle olla õnnelik, terve ja kohtumiseni.